Vanasti olnud ühel saaril 3 poega. Kui pojad olid suureks kasvanud, kutsus saar nad enda juurde ja lausus: mu armsad pojad, kui ma veel vana pole, tahaksin, et võtaksite naise. Tahaksin näha teie lapsi, oma lapselapsi. Pojad vastasid: mis siis ikka, isake, anna oma õnnistus, keda sa soovid meile naiseks anda. Teate mis, pojakesed, võtke igaüks nool, minge lagedale väljale ja laske. Kuhu nooled langevad, seal on ka teie saatus. Pojad kummardasid isa ees, igaüks võttis noole, läksid lagedale väljale, tõmbasid vibunööri pingule ja lasksid nooled lendu. Vanema poja nool langes Bojaari õuel. Bojaari tütar tõstis noole maast. Keskmise poja nool langes kaupmehe avarale õuele. Selle tõstis üles kaupmehe tütar. Noorema poja Ivan Tsaaripoja nool aga tõusis ja lendas kes teab kuhu. Ta kõndis ja kõndis, jõudis soo äärde ning nägi. Tema noole oli kinni püüdnud konn. Ivan Tsaaripoeg ütles: kuule konn, anna mu nool tagasi. Konn aga vastas talle: võta mind naiseks. Mida sa küll räägid? Kuidas ma konna endale naiseks võtan? Võta, ju see on sinu saatus. Ivan Tsaaripoeg muutus kurvaks. Polnud midagi parata, võttiski konna kaasa ja tõi koju. Tsaar pidas 3 pulmad. Vanema poja pani paari Bojaari tütrega, keskmise poja kaupmehe tütrega, õnnetu Ivan Tsaaripoja aga konnaga. Taas kutsus tsaar pojad enda juurde. Tahan vaadata, kes teie naistest on kõige parem näputöö tegija. Las igaüks õmbleb mulle homseks särgi. Pojad tegid isale kummarduse ja läksid minema. Ivan Tsaaripoeg tuli koju, võttis istet ja laskis pea norgu. Konn hüppas põrandale ja küsis esmalt: miks sa norutad, Ivan Tsaaripoeg, või on sul mingi mure? Isa käskis sul homseks talle särgi õmmelda. Konn vastas: ära muretse, Ivan Tsaaripoeg, heida parem magama. Hommik on õhtust targem. Ivan Tsaaripoeg heitis magama. Konn aga hüppas trepile, heitis endalt konnanaha ja muutus imekenaks Vassilissaks. Nii kauniks, et ei ole sõnu selle kirjeldamiseks. Imekena Vassilissa plaksutas käsi ja hüüdis: memmed, valmis olge, siia tulge, õmmelge mulle hommikuks niisugune särk, nagu olen ma kalli isa seljas näinud. Ivan Tsaaripoeg ärkas hommikul. Konn hüppas jälle põrandal. Särk oli aga juba laual, rätiku sisse mähitud. Ivan Tsaaripoeg rõõmustas, võttis särgi ja viis isale. Tsaar võttis parajasti vanematelt poegadelt kingitusi vastu. Vanem poeg pakkis särgi lahti. Tsaar võttis selle näppude vahele ja ütles: seda särki kõlvab jahionnis kanda. Keskmine poeg pakkis särgi lahti ning tsaar ütles: sellega võib ainult saunas käia. Ivan Tsaaripoeg pakkis särgi lahti. See oli kaunistatud kulla ja hõbeda ning keeruliste mustritega. Tsaar heitis ainsa pilgu ja ütles: noh, on see alles särk, seda võib pidupäevalgi selga panna. Vennad, teised 2, läksid kodu poole ja arutasid omavahel. Ei, ilmaaegu vist naersime Ivan Tsaaripoja naist. Ta ei ole konn, vaid hoopis nõid. Tsaar kutsus jälle pojad enda juurde. Las teie naised küpsetavad mulle homseks pätsi leiba. Tahan teada, kes küpsetab kõige paremini. Ivan Tsaaripoeg laskis pea norgu ning tuli koju. Konn küsima: miks sa kurvastad? Mees vastas: homseks pead tsaarile pätsi leiba küpsetama. Ära muretse, Ivan Tsaaripoeg, heida parem magama. Hommik on õhtust targem. Vennanaised olid küll varem konna üle naernud, nüüd aga saatsid ühe heidekese tagahoovist luurama, kuidas konn leiba hakkab küpsetama. Konn oli kaval ja sai sellest aru. Pani taigna kerkima, lõhkus ahju ülevalt ära ja kummutas kogu toovritäie otse sinna auku. Heideke tagahoovist jooksis tsaari minijate juurde, jutustas kõik ära ja need talitasid samamoodi. Konn aga hüppas trepile.
muutus imekenaks Vassilissaks ja plaksutas käsi. Memmed, valmis olge, siia tulge. Küpsetage mulle hommikuks pehme sai, selline, nagu olen oma kalli isa juures söönud. Ivan Saaripoeg ärkas hommikul. Laual aga seisis leib, kaunistuseks igasugused vigurid, külgedel sisse pressitud mustrid, pealpool väravatega linnad. Ivan Saaripoeg rõõmustas, mähkis leiva rätikusse ja viis isale. Tsaar aga võttis parajasti vastu vanemate poegade leivapätse. Nende naised olid taigna ahju sisse ajanud, nagu Eideke tagahoovis oli neile rääkinud, ja neil ei tulnud muud välja kui kõrbenud pori. Tsaar võttis leiva vanemalt pojalt, vaatas ja saatis teenrite tuppa. Võttis keskmiselt pojalt ja saatis sinna samasse. Aga kui Ivan Saaripoeg oma leiva ulatas, ütles tsaar, see on alles leib, seda võib süüa ainult pidupäeval. Ning tsaar andis oma 3 pojale käsu, et nad järgmisel päeval koos naistega tema juurde peole tuleksid. Ivan Saaripoeg tuli jälle tusaselt koju, laskis pea nurgu, õlgadestki madalamale. Konn hüppas põrandal. Krooks. Ivan Saaripoeg, miks sa kurvastad? Kas said ehk isalt noomida? Konnake, miks ei peaks ma kurvastama? Isa käskis sinuga peole minna, aga kuidas ma sind inimestele näitan? Konn vastas. Ära muretse, Ivan Saaripoeg, mine üksi peole, mina aga tulen sulle järele. Kui kuuled kolinat ja mürinat, siis ära kohku. Kui sinult küsitakse, ütle, minu konnake sõidab karbis. Ivan Saaripoeg läkski üksi. Vanemad vennad tulid naistega, need olid piduriietes ja ehitud, põsed punaseks värvitud, kulmud mustaks maalitud. Seisavad ja naeravad Ivan Saaripoegule. Miks sina siis ilma naiseta tulid? Oleksid võinud ta kas või rätiku sees kaasa tuua. Kust sa küll niisuguse kaunitari välja otsisid? Küllap sumasid kõik sood läbi. Tsaar oma poegade, minijate ja külalistega istus tammepuust laua ja tikitud linade taha pidutsema. Äkki kostis kõlin ja mürin, kogu loss vappus. Külalised ehmusid, hüppasid püsti. Ivan Saaripoeg aga ütles, ärge kartke, kallid külalised, minu konnake sõitis karbis kohale. Tsaari trepi ette kihutas kullatud tõld, 6 valget hobust ees ja tõllast astus välja imekena Vassilissa. Taevasinine kleit, tähti täis, peas särav poolkuu, ise nii ilus, ei saa välja mõelda, ei või ette kujutada, ainult muinasjutt teab jutustada. Võttis Ivan Saaripoja käe alt kinni ja viis ta tammepuust laua ning tikitud linnade taha istuma. Külalised hakkasid sööma, jooma ning lõbutsema. Imekena Vassilissa rüüpas klaasist, ülejäänu aga valas endale vasakusse varukasse. Maitses luigeliha ja luud heitis paremasse varukasse. Vanemate tsaaripoegade naised nägid tema kavalust ja tegid muidugi niisamuti. Söödi, joodi ja hakati tantsima. Imekena Vassilissa haaras Ivan Tsaaripoel käest ja läks tantsima. Küll ta tantsis ja keerutas. Kõik aine imestasid. Lehvitas korra vasakut varukat, seal tekkis järv. Lehvitas paremat varukat, järvel ujusid valged luiged. Tsaar ja külalised aina imestasid. Läksid tantsima ka vanemad minijad. Lehvitasid korra varukat, ainult pritsisid külalised joogigi üle. Lehvitasid teist varukat, ainult luud lendasid laiali. Üks kont sattus veel tsaarile silma. Tsaar vihastas ja ajas mõlemad minijad minema. Vahepeal hiilis Ivan Saaripoeg salamahti välja, jooksis koju, leidis sealt konnanaha, viskas selle ahju ja põletas tules ära. Imekena Vassilissa tuli koju, hakkas otsima, konnanahka pole. Istus pingile, muutus kurvaks ja tusaseks ning ütles Ivan Saaripoele, oh, Ivan Saaripoeg, mida sa nüüd tegid? Kui oleksid veel 3 päeva oodanud, oleksin igavesti sinu oma olnud. Nüüd aga ela hästi. Otsi mind 27 maa tagant 30. tsaaririigist surematu Kašei juurest. Imekena Vassilissa muutus hallisulleliseks käoks ja lendas aknast välja.
Ivan Saaripoeg nuttis ja nuttis. Tegi siis igasse ilmakaarde kummarduse ja läks, kuhu jalad kandsid, oma naist imekena Vassilissat otsima. Kõndis ja kõndis, kandis saapad ära, kulutas kuue läbi, peksis mütsi puruks. Tuli vastu vana ätike. Tere, tubli noormees. Mida otsid? Kuhu tee viib? Ivan Saaripoeg jutustas talle oma õnnetusest. Taat ütles talle. Ivan Saaripoeg, miks sa konnanaha ära põletasid? Polnud sina seda selga pannud, polnud sinu asi ära võtta. Imekena Vassilissa sündis oma isast arukama ja targemana. Seepärast isa vihastas tema peale ja muutis ta 3 aastaks konnaks. Pole parata. Siin on sulle kera. Kuhu see veereb, sinna mine kohkumata järele. Ivan Saaripoeg tänas vanataati ja astus kerale järele. Kera veereb, tema aga käib sellel kannul. Lagedal väljal tuli talle vastu karu. Ivan Saaripoeg sihtis ning tahtis metslooma tappa. Karu aga ütles talle inimese häälega. Ära tapa mind, Ivan Saaripoeg. Kunagi võib mind sul tarvis minna. Ivan Saaripoeg halastas karu peale. Ei lasknud tema pihta, vaid läks edasi. Vaatas, pea kohal lendas isapart. Ta sihtis, isapart aga ütles talle inimese häälega. Ära tapa mind, Ivan Saaripoeg. Sul võib mind veel tarvis minna. Noormees halastas isapardile ja läks edasi. Jänes kõõrdsilm jooksis mööda. Ivan Saaripoeg märkas ja tahtis teda lasta. Jänes aga ütles talle inimhäälega. Ära tapa mind, Ivan Saaripoeg. Sul võib mind tarvis minna. Noormees halastas jänese peale ning kõndis edasi. Jõudis Sinise mere äärde ja nägi. Haug lammab liivakaldal, hingitseb veel vaevalt ja räägib. Isand Saaripoeg, halasta mu peale, heida mind Sinisesse merre. Noormees viskas kala merre ja läks mööda kallast edasi. Läks aega palju või vähe, kera veeres metsa juurde. Seal seisis Onnike kana jalgadel, pöörles ise enda ümber. Onnike, Onnike, keera end vanaviisi, nagu ennegi, seljaga metsa poole, näoga minu poole. Onnike keeras end näoga tema poole, seljaga metsa poole. Ivan Saaripoeg astus sisse ja nägi. Üleval ahjul, palaval parslil lamab Baaba ja Kaa. Luust jalgadega, hambad varnas, nina laeni kasvanud. Miks sa, tubli noormees, minu juurde tulid? Küsis Baaba ja Kaa. Kas sa ajad asju või tahad peitu pugeda? Ivan Saaripoeg vastas. Võiksid mulle enne süüa, juua ja saunas leili anda, siis alles küsida. Baaba ja Kaa andis talle saunas leili, söötis ja jootis, näitas voodi kätte ja Ivan Saaripoeg jutustas talle, et otsib oma naist imekena Vassilissat. Tean, ütles talle Baaba ja Kaa. Su naine on praegu surematu Kassei juures, raske on teda kätte saada. Kasseiga pole kerge toime tulla. Tema surm on nõela otsas, nõel on muna sees, muna pardi sees, part jänese sees, jänes istub kivikirstus, kirst aga asub kõrge tamme otsas ja tamme hoiab surematu Kassei nagu oma silmatera. Ivan Saaripoeg saatis öö Baaba ja Kaa juures mööda ja hommikul juhatas Baaba ja Kaa talle, kus kõrge tamm asub. Läks aega palju või vähe, Ivan Saaripoeg jõudis sinna ja nägi. Seisab ning kohiseb kõrge tamm. Selle otsas on kivikirst. Seda aga on raske kätte saada. Kes teab, kus jooksis äkki sinna karu ja tõmbas tamme koos juurtega maasest välja. Kirst kukkus maha ja lendas pilbasteks. Kirstust hüppas välja jänes ja pistis kõigest väest plagama. Teine jänes aga ajas teda taga, sai kätte ja kiskus tükkideks. Jänese seest lendas välja part ning tõusis kõrgele õhku, otse pilve alla. Äkki tormas isapart talle kallale ja nii kui lõi, pilles teine muna maha, see aga kukkus Sinisesse merre. Nüüd hakkas Ivan Saaripoeg kibedaid pisaraid valama. Kes siis merest enam muna üles leiab? Äkk ujus kalda äärde haug, muna hammaste vahel. Ivan Saaripoeg lõi muna katki, sai nõela kätte
ja hakkas seda pooleks murdma. Tema murrab, surematu Koššei aga viskleb ja vaevleb. Kui palju Koššei ka viskles ja vaevles, Ivan tsaaripoeg murdis nõelaotsa katki ja Koššei heitis hinge. Ivan tsaaripoeg läks Koššei marmorlossi. Imekena Vassilissa jooksis talle vastu ja suudles teda suhkrumagusatele huultele. Ivan tsaaripoeg ja imekena Vassilissa läksid tagasi koju ja elasid kaua ning õnnelikult elu lõpuni.